Nii. Vist püsib. Lamst hakkab kukkuma varsti. Äkki ei kuku. Kuku. 10. päev. See läbi. Väga ekstreemne päev oli. Ja, väga ekstreemne ei olnud, aga... No väga ekstreemne ei olnud. Aga ikka juhtus. Ja ikka oli. No see on alati nii lahe, et mingisugune elektriama jälle, noh. Jah, ühesõnaga, päev algas nagu ilusasti 10 minutit ja siis oli tanklapeatus ja siis spidoblokk enam tööle ei lähe. Nagu ühtegi numbrit, mitte midagi ette ei tule. Seda polegi vähe, vaata. Kiirust ei näe, läbisõitu ei näe, midagi ei näe. Praegu nügisin lauda raudselt läheb paigast. Ja ma arvan küll. Aga no kui kukub, siis kukub. See ongi see authentic YouTube moment. Aga ühesõnaga, võtsime kõik lahti, display lahti, kõik asjad lahti. Tegelikult oli välja, et mingi kaitse oli läbi. Ei, no nagu nii oleks pidanud lahti võtma, sest kui seal on mingisugune lühis, siis paned järgmise kaitsme sisse, siis klõps kohe jälle läbi. Sest et alati muidugi tasu vaata guugeldada. Selles mõttes ma guugeldasin kohe alguses ja seal oli nagu kõige hullemad stsenaariud. Et mingi maandus on maha põlend, terve pistik tuleb välja vahetada, mingid sükesed lahendused. No kaitse oli läbi. Aga see on huvitav, vaata tegelikult kogu spidoblokk käis läbi suunatule kaitsme. Ja see oli hästi veider. Me vaatasime nagu kaitsmeid, aga me seda ei osanud vaadata. Siis me vaatasime kõiki muid. Ei, ma tegelikult vaatasin natuke võib-olla lohakalt seda kaitset, et noh, ma võtsin nagu kätte ja vaatasin kiirelt, aga noh, jah. Aga ühesõnaga suunatule kaitse oli läbi põlend, mis mõjutas siis seda, et suunatuli ei läinud põlema, lisatuled ei läinud põlema ja siis spidoblokk oli pime. Kusjuures see on nüüd hea point, lisatuled on ka läbi selle. Mis võis mõjutada. Jah, aga nüüd tekib küsimus, miks lisatuled sealt kaudu on pandud. Et ühesõnaga, no kui jõudes on lahendamist. Aga õnneks oli see, et me olime Kristjan Sundis sellises piirkonnas, kus tegelikult 400 meetri ümbruses vahet ei ole, mis suunas sa läksid. Olid tegelikult mingid ehituspoed, autopoed, mingisugused sellised poed. Ei no mul oli varukaitse ka olemas. Kaitsmeblokis oli ilusasti olemas varukaitse 15 amprine, aga see on see mingisugune hästi pisikene mikroflat. Ja mikroflat veel just, et see on veel teissugune, et see ei ole nende pikkade labad, nii-öelda jalgadega mikro, vaid see on veel lühikeste jalgadega mikro. Ja Kelly siis otsis kuskilt poest igaks juhuks veel neid, et kui mul see varu ka läbi põleb 15 amprine, no siis on... Et kui nagu kuskil ikkagi juhtub, et põleb, et siis oleks varu olemas. Õnneks norrakad on normaalsed, neil olid normaalsed e-poed. Pildi järgi leidis üles, ChatGPT veits aitas. Ja oli kohe näha, et millistes poodides on koha peal olemas, kus ei ole. Lõpuks sain, ma ei tea, 5 kaitset vist oli pakis ja maksis 30 kohalikku, ehk siis on mingi alla 3 euroni natukene. 2,5 euri. Et täitsa okei hinnaga selles mõttes, aga noh, Hiinast ilmselgelt saab odavamalt tellida. Ja Hiinast saab 4 euriga 100 tükki. Jah, et aga noh, koha pealt nagu samas mõistliku hinnaga, ainult neid, mida vaja oli. Ostsin igaks juhuks 10 ampriseid ka. Ja... No mul väiksemaid ei olegi seal. Jah, sul oli millegipärast varus oli 300, aga neid ei ole sul tegelikult. Mis äkki need tulekski välja vahetada? Panna sinna normaalsed asjad tasemele. Jaa. Aga ühesõnaga see mure sai nagu lahendatud, aga no see tähendas seda, et hommik venis mingi tund-poolteist kaugemale. Ehk siis me läksime hilisema praami peale, mis tähendab seda, et kell on praegu läheneb 8:30. Ma olen saanud esimesed klipid tehtud nagu musta editi või need 360 videot tehtud, et panna siis videosse. Nii et mingi tunnike on tegelikult veel tööd. Nojah, täna oli see ka, et oli selle 360 kaamera läätse peal oli mingi jama. Et siis ei saanud väga klippe. Ja noh, teekonda ka nii ei olnud väga... Ei olnud. Transiidipäev, ma ütlen, selline oli küll ilus vaatamisväärne, aga... Aga algus ja lõpp oli ilus, ma ütleks, vahepeal oli suht nagu metsas oli. Ehk siis, noh, seal ei olnud nagu mingit sükest klippi väga tekitada. Seal ongi see, et vaata, inimsilm näeb läbi puude niimoodi, õrnalt näeb kuskilt mingit mäge ja selline... No või siis sa näed, et on tihe mets või on hõre mets või... Aga kaameraga sa ei saa seda kätte. See ei ole võimalik, et samamoodi tegelikult päeva alguses ma ei tea, kui hästi seda udu üldse peale jääb, seda pilve... Natukene oli, üks klipp oli äge. See oli selles mõttes, et mina ütlen ka, et see oli nagu autentne Norra, noh, see, mida nagu kujutaks ette. Et ongi selline udune, pilves ja noh. Üks oli väga äge klipp, kus me sõitsime nagu silla peale, siis silla peal tekkis udu. Nii et nagu silla alguses päike paistis, kõik oli ilus selge ja siis järsku läks nagu pimedaks. No see on jälle see, et kui hästi see kaamera peal jääb. No see jäi täitsa okeilt. Ja ma tegin seda mitut pidi ka, nii et Reelsi läheb ühte pidi ja YouTube'i läheb teist pidi.
YouTube'i klipid ikka nagu kuidagi paremini võtavad seda. No ilmselgelt. Ja siis päeva jooksul mul tuli väga palju meile nende autopassi tšekkide kohta. Nii et vaikselt hakkavad laekuma. Praegu ma vaatasin, et kas oli 3 või 4 praamisõitu oli seal keskkonnas näha. Ja kokku on läinud maha 50 kohalikku. Ehk siis see on mingi... Ei, 500? Ei, 50. Nagu üldse kõik kokku või? Praegu, jah. Nii vähe? Jaa, sest et enamik... 50 kohalikku on 5 euri? Jah, enamik praamisõidud on olnud sellised 15 kohalikku ja niimoodi. Praegu, mis on läinud. Mis tähendab seda, et me oleme siis maksnud mingisugune eur, natukene peale, aga reaalsus on olnud 3-4 euri ülesõidud. Sest et autopassiga ta näitab, et ma sain 50% soodustust. Väga mugavalt töötub. Selles mõttes, et seal on laeva peal on siis töötaja või praami peal töötaja, kes käib ja sisestab oma telefoni neid numbreid. Ja me ikka siis peame täpsustama, et meie numbrimärk on KI75. Aga sisestab ära, ütleb, et kõik on okei, läheb järgmise auto juurde või sõiduki juurde. Et töötab nagu mugavalt tegelikult. Ja ühel laeval oli see, et oli nagu tekile ka võimalik minna või sinna sisse. Et siis ma ei tea, kas see õnnestus, sest mul ei ole seda tšekki tulnud. Et võib-olla nad siis sisestas ikka valesti. Ja siis nad ei saanudki, siis meid ka ei olnud. Me läksime kohe tekile. Ja, et nüüd me oleme nagu seisnud ratta kõrval, sest et ei ole olnud sellist sisetekki, kuhu minna. Ja siis on nagu okei olnud. Kõige kallim ületus ongi olnud see, mis oli privaatpraamiga. See oli mingi 10 euri, 100 kohalikku oli. See oli üllatav ja see oli mingi 15 minti või 20 minti ja see oli nagu väga-väga kallis, aga seal vist käibki ainult privaatpraam. Jah, aga muidu need nii-öelda riigihalduses on täitsa soodsad mootorrattaga, aga sellegi poolest meil mingi päev vist tuleb süke, kus on alla 8 praami või midagi. Et siis lõpuks tasub ikkagi ära see autopass. Kas see tuli pärast saari või? Äkki jah, saare pealt maha ja siis... Sest homme me ööbime sellises kohas nagu Forvik äkki. Jah. Ja siis ööbime Bodos. Jah. Siis Forvikust läheb otse praam üle. Siis lähme saartele. Jah. Ühesõnaga, kuskil seal on. Võib-olla see samas Lofotidel oligi. Ei olnud minu arust. Kuskil hiljem. Ühesõnaga, et need praami ikkagi meil siin on. Ja me ei ole vältinud ka just sellepärast, kuna ma tegin selle autopassi. Ja see on mugav. See kõige võib-olla tüütum oligi see ülekande tegemine ja siis natukene hinge kinni hoidmine, kas see üldse töötas. Aga kui see on tehtud, see on mugav. Lihtsalt konkreetselt meie mootorratta numbri puhul peame kogu aeg täpsustama töötajale, et see on KI75, sest et nad tahavad millegipärast panna K ja 175. See sama põhjus, et norrakatel on vähe tähti, palju numbreid, aga eks siis saab alati täpsustada. Ja see oleneb ikkagi töötaja intelligentsist ka. No kuule, nad võiksid aru saada, et ühel on see väikene see... Jaa, aga näiteks täna oli see, et ta proovis ühte, ei õnnestunud ja siis ta proovis teisiti. Tal oli küsimus, et kumba pidi on. Jaa, ta ise proovis. Jah, aga teised nagu töötajad on veits segaduses olnud, üks üritas L-tähtega sinna panna, nii et... Ma ütlen ausalt, tegelikult on see natukene kiviaeg, et sul on ammu juba numbrimärkide lugejad olemas. Aga nad proovivad, aga neil ei loe ära. Ma arvan, et sellepärast, et nad otsivad nii mitut seda numbrit, et neil on need süsteemid tehtud selle Norra numbrimärgi järgi, siis nad alati proovivad pilti teha. Igatahes numbrimärgi lugejad on olemas täiesti tasuta vabavara open source'iga, mis tuvastab kõikide maailma numbrimärke, sealhulgas ka militaarnumbrimärke, et järelikult see autopassi süsteem ei ole piisavalt hästi aretatud. Eks see on see ka, sest ma tean, et Eestis on ka sadamates on nende militaarnumbritega keeruline, millel on mustad taustad. Et eks igaüks veits üritab oma jalgratast leiutada. Tõenäoliselt, aga lihtsalt need on juba ammu olemas, et ka vabavara ja ka avatud source'iga, et ühesõnaga, aga enne kui me tulime siia, siis me käisime poest läbi, et ei peaks täna hakkama siis toiduga möllama. Ei viitsi. Sest me olime siin mingi 1:30. Voodit ei pea tegema. Jah, siin ei pea. Kuigi kirjas oli, et peab. Aga voodit ei pea tegema. Ma ei viitsi teha voodit. Aga ma küsisin üle omanikult, tal oli natukene valesti sisestatud see bookingu asi. Ehk siis tegelikult on kõik hinna sees. Maksime mingi 67 eurot tänase öö eest. Väga tore koht, ma ütleks. Väga ilusate teedega tuli siia. Ja nii palju, kui ma aru sain, siis see maja on vana hooldekodu. No näeb selline välja küll.
jah, nagu toad on ka pika koridori peal, sul on toas väike kööginurk, 2 voodit, suhteliselt suur tuba, et sul on ikkagi diivan ja nagu eluruum. Samas on sul mingi suur söögihall, mingi telekaruum, nagu õueala. Ühesõnaga väga nagu huvitav. Ja noh, toas ka need vetsuuksed käivad nagu sisse või noh, lükkad nagu eest ära. Jah, liuguuksed. Liuguuksed, just on see sõna. Ehk siis on näha, et on mõeldud ratastooliga või mis iganes kehva liikumise peale. Ma imestan, et veel mingit liugukse seda nööri pole. Nagu tead, ma arvan, et see on nii vana maja. Lihtsalt sellepärast, et see süsteem võib-olla on vana. Aga siin on jah näha, et on väga palju majutuseks ära kasutatud mingeid vanu hooneid. See on täiesti okei, sest tegelikult varustatus on kõrge. Meil on toas ka, oli küll juttu, et ei ole vist kööginurka, aga tegelikult on. Et meil mingi pliit on olemas, ahju küll ei ole, aga siin on ka mingid nii-öelda ruumid. Ja ühisköök. Raamaturiiulid, ühisköök, selline chillimiskohad ja noh, näha, et see on tegelikult vanadekodu, et see Ja selles mõttes kõik on nagu väga viisakas. Jah, täitsa hea. Võt. Aga noh, tänane päev oligi selline suhteliselt tagasihoidlik, et kütsime mingi 430 kilti äkki. Umbes niimoodi nii, nagu ma eile ka ütlesin ja siis noh, jah. No just, ja noh, siis venis natukene pikale. No ja selle elektroonika pärast, et eks ikka natukene jura on, et loomulikult noh, tekkiski küsimus, et miks see kaitse läbi läheb, et sellepärast pidi ka spidoblokki lahti võtma, et vaatame, et äkki on seal mingi lühis, muidu paned järgmise kaitsme sisse, kohe käib klõps järgmine läbi, no ei ole mõtet. Õnneks ei olnud mitte ühtegi nagu läbi kärsanud. Ei leidnud nagu viga, mis on kõige naljakam. No, ma spidoblokki konkreetselt lahti ei võtnud. Jah, seda küll. Et eks siis neis, kui läheb veel läbi, siis... Jah, siis peab selle lahti võtma. Siis vaata, aga no võib-olla oli ikkagi vigane see kaitse. Jaa, aga need kaitsmed perutavad ka kogu aeg ja see on nagu... Ei tea. Mingi hetk ikka võib klõps käia. Ja siis mingi veidra kaitsme me leidsime selle asja juures kuskilt sealt kondlite vahelt. Mina ei tea, rutskasoendus see ei olnud. Jah, ühesõnaga. Lisatuled see ei olnud. On mida teha kodus, siis kui riis läbi saab. Et noh, võib-olla see oli, prääks ka see ei olnud, sest prääks oli üleval. Jah. Veider, ühesõnaga. Mingi salavärk. Jah. Vaat see Sunred, vaata, see Sunred. Ta vist ei vaata meie YouTube'i. Ei, ta võib-olla YouTube'i ei vaata, võib-olla vaatab lihtsalt Reels'i või. Ma pean pärast saatma talle selle YouTube'i video. See Sunred pani mingi jälgimisseadme sinna. Selle kaitse ongi. Nii, mis meil veel oli täna? Kas oli veel midagi põnevat? Nagu... Ma nägin Notsusi täna. Siinkandi nurrakad oskavad paremini sõita. Oskavad, jah. No kiiremini. Ma ei tea, kas just paremini, aga kiiremini. No jaa, aga kui on nagu 80 alast panna sotiga, siis noh... Ja enne nad ikkagi 80 alast sõitsid mingi 65-ga. Et siin nad ikkagi kuidagi rallitavad rohkem. Võib-olla on julgemad. Ja siin on natukene peldikumad autod. Jaa, mingil hetkel. Kui seal... Noh, ütleme nii, mägisemates kohtades oli elektriautosid väga jõhkras koguses, siis on ikka sisepõlemismootorid on rohkem. Ja siin on näha, et on nagu teise ringi autod või see on nagu pikalt käes olnud autod. Jah, no sisepõlemismootor ja võits peldikud, et noh, 10 aastat vanad. Ja. Mingil hetkel tekkis see nagu vahe. Mingi hetk me ei näinud ühtegi kämpat ka. Jah. Siin, või neid kämpinguautosid või mis iganes maju, matkaautosid. Matkaautosid, jah. Mingi hetk tekkisid jälle, siis kui vaatad jälle ilusamaks läksid. Ja, aga no, praegu ongi see transiidimarsruut meil, et see võib-olla vaheetapp ongi, selline, kus ei ole midagi. Ja siis, kui jõuame sinna Büdo, ma ei tea. Saame teada. Võib-olla. Ja siis seal, ma arvan, hakkab jälle pihta. Siis seal praam läheb 7:00. No esimene läks mingi 6 vist. Ei, nii vara me ei lähe. Aga nii vara me ei lähe, me oleme 7-ga. Ja, sa ei järgi ülesse. Ei. Teoorias võtsime hotelli sinna, kus on hommikusöök ka, aga ma ei oska öelda, kas me ajaliselt jõuame hommikusöögile. Samas bookingu reitingutes oli kirjas, et väga paljud, kes läksid sellele 6 praamile, said hotelli poolt kaasa pakitud hommikusöögi. Nii et äkki midagi ikkagi saame. No, saame teada, saame rääkida. Ja, sest see praam sõidab 3,5 tundi.
Just, et see oli päris et see on kohe hommikul selline korralik praamisõit ja ega need saared Lofoodid, ega need Lofoodid mingid väikesed ka ei ole, et seal ikka 300-400 kilti annab sõita täiesti vabalt. Ja, ehk kuna järgmine praam läks ka mingi 11 aega alles või midagi sellist, et siis oleks liiga hilja jõudnud. No, tõenäoliselt on see sama moodi jälle tehtud, et sul on nagu üks hakkab sõitma ühelt poolt, teine teiselt poolt ja sõidavad korda mööda. Et siis ongi korda mööda. Eks ole näha, mis seal saarte peal siis on ja 2 päeva. Homme on ju Forvik. Homme sõidame Forvikusse välja. Ja siis me seal hommikul lähme praami peale, mingisugune tunniajane praam. Ja siis vaatame, kütame edasi. Aga homme ei ole vist nii pikk päev. Ma kohe puusalt ei tulista, aga minu arust ei olnud nii pikk päev. Ja minu arust see Forviku päev ei olnud ka väga pikk. Jaa, see oligi nüüd siin vahepeal veits pikem päev. Lihtsalt selleks, et jõudagi natukene kaugemale. Jah, lihtsalt selleks, et jõuda natuke kaugemale. Vahel peab natukene pingutama. Ja see on isegi lühike päev, ma ütlen ausalt. Ütleme nii, mototransiidipäevad on ikka 800. Ja, me oleme ikkagi teinud Poolast me tulime tagasi tonn 100 ühe raksuga. Aga kui kodutee paistab, siis see tundub kuidagi lihtsam. Ja ongi, ja Poola ja need teed on korralikud. Ja vaikselt tegelikult, ütleme ausalt, hakkame jõudma sinna reisi poole peale. Vaikselt tekib kasside igatsus. No lihtsalt pigem võib-olla muretsu. Ma saan siia panna kassipildid, teeme niimoodi. Ma panen siia kasside pildi. Siis te näete, kes meid seal kodus ootab. Õnneks neil on väga tublid kassi vanavanemad, kes käivad nad vist ei ole sigadusi ka teinud. Tundub nii, vähemalt meil ei ole kirjutatud. Ja ma arvan, et ei ole lihtsalt ära kiitutud, muidu nad saaksid pärast peksa. Aga ei, muidu on nagu tore. Vaikselt jah, ja praegu Eestis nii soe, et kerge FOMO on. Fear of missing out, ilma jäämise hirm. No see oli nagu selle Poola reisiga, ei. Jah, Poola reis vist oli. Ei. Ma ei mäleta, igatahes mingi reisiga oli niimoodi, et me tulime reisilt tagasi Eestisse ja 1. august, nagu klikk 1. august. Ja ilm oli nagu nii kehva, et 10-15 kraadi. 10-15 kraadi kogu aeg sadas ja nii külm ja me mõtlesime, et teeks veel mingisuguse väikse tripi Eestis sees ja me ei mitte midagi saanud teha, kogu aeg sadas. Et ma loodan, et praegu nii ei juhtu. Ja, ma loodan. Sest mis meil on hip-hop festival, siis meil oli see Sammi kontsert. Ja tegelikult võib-olla tahaks veel kuskile trippida. No tegelikult tahaks mingit Pärnu rannapäeva või mingit sellist toredat asja. Et kui mitte mootorrattaga, siis kabrioletiga ja see on nagu ka. No tegelikult isegi peale sellist reisi võib tahaks kabrioletiga ilus kleidike selga panna. Ja, just. See on see mototripi miinus, et sul on kogu aeg need motokaltsud seljas. Et okei, need motoriided võivad olla täitsa okeid, aga see ei ole ikkagi sama, mis astuda kuskil kabrioletis king jalas ja ilus püksi ja kleit seljas, et see ei ole sama, sa ei ole nagu viisakas. Jah. Kuigi, vaata Norras võib-olla ei tunne ennast nii halvasti. Selles mõttes, et Norraks ikkagi käib kogu aeg oma matkapükste ja spordipluusiga. Oled ettevaatlik, muidu sa ütled, et kõik norrakad käivad koledalt. Ei, mitte seda, lihtsalt nagu, kui sa vaatad ka, kuidas see linn on üles ehitatud, on just nad kogu aeg matkavad mäest üles, mäest alla. Kõigil on seljakotid. Kõigil on nagu seljakotid igal pool, kus nad käivad. Sest et lihtsalt nii palju mugavam on ja ma mõistan seda, et see lihtsalt lähebki nende elustiiliga kokku ja suurlinnas me ei ole olnud. Me oleme ikkagi näinud nagu kleidikestega inimesi ka ja nagu väga viisakad linasti pükstega ja möllud, aga nagu üleüldiselt, eriti suvepuhkus, mulle tundub, et nad pigem teevad aktiivselt, käivadki nendel matkaradadel. Just nimelt, matkarajad. Siin on nii palju tegemist looduses, sest siin on nii palju loodust. Et siis ei tunne ennast nagu halvasti. Ma teeksin täpselt samamoodi, et praegu mootorrattaga lihtsalt jõuab igale poole palju kiiremini ja palju kaugemale, aga kui võib-olla elad siin kandis, siis mingi hetk käid ühes kandis, teine hetk teises kandis ja rändad kõik need väiksed matkarajad läbi. Sest siin olid lausa need kruisid olid selliselt üles ehitatud, et sa kruisi jõuab kohale ja siis käid kuskil mingi hullu matka ja pärast lähed kruisiga järgmisse kohta ja teed mingi hullu matkatiiru jälle. Ja. Kõik on nagu niimoodi üles ehitatud, et sa lähed matkama. Et selles mõttes nagu turistide seas ka me nagu ei kriiska oma riietusega selles mõttes või nagu ei ole kuidagi ebamugav vaadata. Siis esiteks motomehi on palju ja naisi ka. Ja turistid ka ikkagi on matkariietes. Et selles mõttes on okei. Vot, aga homme on jälle päev. Ma teen videod valmis, nautige, rohkem ei viitsi rääkida. Ta niigi jäppab päris palju. Jah. Sorry. Yo, stay focused, man's on a
mission. Wavy like the ocean, ain't got time for inhibition. Eyes on a prize, lock it in your vision. Straight up, man, that's gotta make a decision. Stay focused, man, I gotta go. Can't be going backwards, I can't be going slow. Gotta take the lead and I gotta steal the show. It's a straight up